kiire. Ei enam ajatollasid ega monarhiat. See ei ole loosung, vaid tunne, mis sel neljapäeval kõige rohkem kasvab. Iraani kriis on oma hiljutise ajaloo kõige sügavamas punktis. Mängus ei ole nüüd ainult režiimi ellujäämine, vaid ka see, kes võtab järgmisel päeval ohjad enda kätte. Olukord on poliitilise piiramise, tänavatel valitseva hirmu ja avaliku võitluse päralt selle üle, kes võib hõivata väsinud süsteemi poolt jäetud koha. Dissidentiide seast tugevnev seisukoht on otsekohene. Iraani rahva tulevik ei sõltu ei ajatolladest ega monarhia tagasitulekust. Reuters teatas, et kuu aega pärast sõja algust Ameerika Ühendriikide ja Iisraeliga suurendas Teheran vahistamisi, hukkamisi ja julgeolekujõudude kohalolekut, et takistada igasugust uut rahva ülestõusu. ÜRO nimetas seda mahasurumist kõige surmavamaks alates 1979 aastast, tuues kaasa tuhandeid hukkunuid ja üle 24 000 vahistatu. Tegelikult süvenes kriis, mis oli juba režiimi seest poolt õõnestamas. Selle keskmes on Iraani rahvas, aga ka revolutsiooniline kaardivägi, dissidentlikud rühmitused ja paguluses olevad tegelased, kes püüavad end alternatiivina esitleda. Millal see murrang tegelikult kuju võtab? Pärast valuuta kokkuvarisemist, elukalliduse järsku tõusu ja meeleavalduste mahasurumist, mis levisid üle 31 provintsi. Amnesty International teatab, et protestid algasid 28. detsembril 2025, kasvasid streikide ja tänavaaktsioonidega ning hakkasid nõudma Islamivabariigi süsteemi lõppu. Selle tagasilükkamise põhjus on selge. Miks? Sest rahvas vaatab majandust ja näeb kuristikku. Rahvusvaheline valuutafond prognoosib 2026 aastaks Iraani SKT langust 6,1% võrra ja inflatsiooni 68,9%. Reuters tõi samuti esile, et režiim kardab just sõjajärgset aega, mil häving, tööpuudus ja väljavaadete puudumine võivad rahvarahutused taas sütitada. Kuidas võim reageeris? Kontrollpunktide, Basiji üksuste mobiliseerimise, internetikatkestuste, hirmutamise ja kiire karistamisega. Reuters ise teatas, et isegi vabatahtlike miinimumvanus kontrollpunktides on langetatud 12 aastani. See on jõhker pilt süsteemist, mis vastab hirmule veelgi suurema kontrolliga. Just selles punktis muutub loosung ei ajatolladele ega monarhiale pelgast hüüdlause asemel poliitiliseks projektiks. Ali Safi, kes on seotud Iraani rahvusliku vastupanu nõukoguga, toetab just seda kahekordset murret. Praeguse teokraatia tagasilükkamist ning samuti monarhia taastamise tagasilükkamist. ANC ettepanek on esitleda end demokraatliku, ilmaliku ja tuumarelvadeta vabariigi rindena, kus vabad valimised toimuvad kuni 6 kuu jooksul pärast režiimi kukutamist. See on oluline, sest see vastab iga ülemineku kesksele küsimusele. Kuidas lahkuda režiimist nii, et ei vahetataks lihtsalt üht autoritaarsust teise vastu? Ja just siin tulebki mängu kriitika monarhia suhtes. Kes oleks see teine võimalus? Eelkõige Reza Pahlavi, viimase šahi poeg. Kuid ka see tee on ümbritsetud umbusu ja konfliktidega. 27. veebruaril 2026 näitas Associated Press, et pinged Pahvavi ja kurdi dissidentide rühmade vahel paljastasid opositsiooni sees sügavad lõhed. Juba 16. aprillil 2026 näitas teine AP raport, et Iraani diasporaa on endiselt lõhestunud selles osas, kes peaks juhtima võimaliku režiimijärgset perioodi ning rivaalsete leeride vahel esineb ähvardusi ja radikaliseerumist. Teisisõnu, vaidlus ei käi ainult Teherani võimu vastu. See on suunatud ka katsete vastu müüa Iraani rahvale ideed, et ainus väljapääs oleks mineviku naasmine. Seega on olukord karm ja konkreetne. Tänapäeval näeme rahvast, kes on surutud repressioonide, majanduskriisi ja sõja vahele, kuid on üha otsustavamalt valmis seda kõike tagasi lükkama. 2 struktuuri, mis paljude iraanlaste jaoks tähistavad sama jõu, hirmu ja võimu koondumise tsüklit. Kes saab selle lõpptulemuse üle otsustada? See pole ainult välisriikide valitsused ega paguluses olevad tegelased, kes otsivad tähelepanu. See on rahvas, kes on tänavatel juba näidanud, et tahab tõelist muutust niipea, kui hirm enam mässu ei takista. Ja miks? Sest suure osa Iraani opositsiooni jaoks ei lahenda turbani vahetamine krooni vastu Iraani rahva jaoks tohutut probleemi. Nüüd nõutakse midagi muud, rahva suveräänsust,
valimisi, vabadust ja lõppu lämmatavale provokatiivsele tsüklile, mis on kestnud aastakümneid.